Nii ok. Tere, Pärtekas jälle mu kõrval. Rahva tungival soovil. No võib-olla üks inimene. Üks vend kirjutab, sa oled nii äge, vaata. Jaa, ma olengi äge, kõik ütlevad, ma olen jumala äge. Ja, ei tegelikult, no siis kui infokad teevad ka, et kõik tahtsid teada mu skincare routine. Mitte keegi ei küsinud. Aga noh, minu jaoks on üks inimene rohkem kui küll ja ma juba siin olen tagasi selle. Ma arvan, et kui keegi poleks isegi tahtnud, ma oleks ikka tulnud. Okei. No ühesõnaga, 4. episood, sa olid teises meil, juba ei mäleta, mis seal oli. Kergelt tunnebki ära tegelikult, isegi mina ei mäleta, mis siin 4. oli. No täpselt. Ja ma olin seal ka. Ikka ei mäleta. Jälle endiselt ainult selle pärast vaatasid. Sa vaatasid oma bitti ära, vaata, sa panid kinni. Ei vaatasin ikka, ma vaatan. Ega ma nüüd nii narsissist ka pole. Okei. Ühesõnaga, That's all Maljukas, episood 4. Hakkame siis koos Pärtekaga jälle vaatama. Go3 esitleb. Siin me nüüd istume 2 psühhi. Tegelikult enne kui me vaatame, mis nüüd see kommentaarid olid all. Pärtekas on nii pure inimene. Thanks, musid. Tehke Pärtekaga veel video, siis obisite nii hästi. Nalja kui palju. Pärtekas on ikka national treasure. Meil on nii palju nagu positiivset seda saanud. See on 2 kommentaari vaata. Issand jumal, kui positiivne. Kõik armastavad. Ma feikisin, et olen alkohoolik, nüüd olengi alkohoolik. Laab Pärtekas liiga hea. Pärtekas brightnessi pärast nõudekiri. Nüüd on valgus ikka, nüüd mind vist on näha. See oli eelmine. Oli või? Kurat, siis ma ei tea. Siis ei aita midagi. Siis poleks üldse näha. Pärtekas nii nunna. Pärtekas nii natural funny. Kuule, me ei saa lugeda, sa tõused nii ära. Sa tõused nii ära, vaata. Ei, aga minust paar negatiivset oli ka. Oli või? Ta nüüd ära tõuse. Ma ei tõuse, mul lihtsalt on vaata nägu veeratud pea. Aga sina said ka komplimente, et me koos, näeme duo. Oh my god, nii naljakad oleme koos. Oleme ju. Tegelikult oleme küll. Tullud ja me kirjutame raamatut ja tegelikult meie endist kaasud jumal normaalsed. Kusjuures... See on nii haige, sest et kui see on tõsi, siis... Mis see nad kirjutavad, istuvad mõlemad seal voodis ja siis kirjutavad raamatut? Jah. Nagu see on nii crazy asi, mida teha ju. No see ongi see, et nad mõlemad on head kirjutajad, nagu saavadki istuda koos voodis. Väga õige. Aga muidu, mis täna teeme? Kuule, kirjutame raamatud. Sina kirjutan endast. Ja reaalselt. Väga õige. Aga ma ei suudaks, ma ilmselt, kui ma hakkaks oma raamatut kirjutama, siis ma oleks täpselt, ma kirjutaks 1 lehekülje täis ja ma oleks mingi, nope, ma ei viitsi. See on pask. Sa üritasid ka või? Sa ei oska kirjutada lihtsalt. Ei oska. Ei, nagu ma mõtlesin nagu üldse. Ei, nagu see, et ma ei oska, no ma oskan kirjutada, aga tore, et sa lõpuks naljast aru said. Mis pealkiri oleks sul? Raamatu pealkiri? Mul on üks väga hea idee, aga ma ei saa seda öelda, et äkki ma ikkagi kunagi õpin kirjutama. Black Mamba. Türa, see oli BSA reference. No ma sain aru. 148 korda, kui te kutsusin. Ei, jah, see Black Mamba või siis Black Mamba lugu ja siis Paksvaline neger. Ei ole, üli hea ju. Kas sa kujutad ette see raamatust kuskil Apollo lettidel Kristjan Värtelmaa ja siis alapealegi Paksvaine. You can say. Ma saaks nagu lihtsalt juba nime pärast, eks? Ei, ma muidu paneks, aga siis ma tuli meelde, et siis ma pean hakkama mööda kohut käima, et Brigitte on mingi, et see on patenteeritud. See on minu... Kurat, sa juba müüsid mulle selle idee maha, ma juba tahan seda raamatut osta. Ja reaalselt, kui sa ei pane seda sama alapealkirja nimeks, siis see on fail juba, eos. Siis see on fail, jah. Erilist tähelepanu saabki raamatus üks mürgine suhtedraama, mis lõi Maljuka elu kapitaalselt uppi ja räsis ka tema vaimset tervist. Mina isiklikult olen alati nagu hullult pidanud ennast siukseks, ma siuke kärtsmutt, vaata, mulle ei ütle keegi midagi, mulle ei tee keegi midagi. Aga tegelikult kuradi natukene manipulatsiooni ja ma olen nagu nurka sittunud koer, on ju. Ma ei arva, et... Mulle meeldib, et ta üritab nagu üliviisakalt nagu rääkida, vaata. Aga siis ikka tuleb seda nagu klassik Maljukat tuleb natuke ikka välja. Tegelikult jah, tegelikult ma üritan nagu olla, aga no samas nagu kuradi nagu... Ta on hea, jah. See stokk, see tuleb välja, vaata, nagu no, sa ei saa, vaata, sellise asja puhul. No Maljul on ta, kes minul on tekkinud see raadiost, on see, et kui ma ikkagi mikker läheb tööle ja ma switchin, aga tal ei ole, sest kui ta saateid teeb ka, siis öeldakse, et ole sina ise, et tal ei ole seda switchi. Kõige perse kõik, noh. Ega see switch on nagu tähtis, kui sa teed ikkagi. Switch on väga tähtis, jah. Mul on ka tähtis kohe keerab mingi asi, mingi nupp, noh. Kuna osa kunagistest sündmustest rullus lahti just selles talus, elustub siin minevik eriti teravalt. Kõnnin mööda siit koridori ja meenutan, kuidas alles
kas millal see oli? Võetud aastat tagasi. Mitte see sünna, mis mul nüüd oli, vaid eelmine. Jooksis mu sama eks-peika siin mööda koridori ringi, peksis jalaga peegleid sisse ja saatis mind vittu. Side note, see vend oli ka ilma bluusita. Kardo või? Ei, see kiilakstunt. Raamatus on ta nimi kiilakastunt. Aga kas see oli see, kes oli seal kui Sunseti terassi? Tere, ma mälen, mul ükskord lambist oli see meelde, vaata, et räme teema oli, vaata. Ja, ei, see oli nii lappes. Aga ta nagu oskas ennast üli hästi presenteerides, ma mäletan, et oskas väga nagu šormikas olla ka, ja siis Malju ütles ka, et nagu ta siin räägib, et ta ei ole üldse selline inimene, kes mingi laseks endaga käituda nii, aga sa kunagi ei tea, kuna selles hetkes oled nii sees, et siis iga kord ta kaitses, ei, et see on minu muisu, las ta peks. Minu mees. Las peksab peegleid, jälle hullu. Ja, et tal on ka stressi, vaata. Ei, no ta võib mind vittu saata, aga ta on minu mees! I love him! Jah, see on ta sama vend, kes Sunsetis lubas inimesed puruks nussida. Ei, see vend tantsis seal Sunsetis mingi... Just, vastupidi oli, sorry. Malju oli kodus ja siis see tüüp Sunsetis tantsis mingi naisega ja siis suudlesis ka või mingi selline teema. Ja siis Malju ärkas, siis Elu24 juba kõik meediad, et mis see on Malju, ta ei saanud ise aru midagi, mis toimub. Ei, see... on minu mees? Jah, ma ei tea. Minu mees! Et siis tuli välja, et see tüdruk siis kirjutas just või minu sõbranna oli ka seal ja siis tema nagu rääkis, et ta nägi seda kõike pealt ja tuli välja, et siis see tüüp oli siis tantsid selle mingi naisega ja siis sosistas kõrvad kepin su puruks. Reaalne, kus Pärtekast teeb lugusid. Vend pani kõik detailselt praegu ühe hinge tõmbega. Ja siis ta tegi nagu oksjoni oleks. Aga see on nagu oksjon nagu kuulujuttudele. Ei, literally, my hair is full of secrets. Okei, tavai, tee minu. Räägi kõige nagu hullem, kõige crazy'm kuulujutt, mida sa tead. Oh my god, mu peast niimoodi. Oh my god, ära hakka nüüd. Ma ju nii palju kuulujutte. Ei, aga see ongi see, et kui keegi toob mingi teema näiteks... Ei, nagu mis ei ole uudistes läbi käinud. Las ma mõtlen. Oh my goodness. No, piibutas nimed ära. Naine. Putsis peaga sõidab ringi autoga kogu aeg. Ja ta joob ennast füüsiliselt vägivaldseks ja peksab nagu inimesi. Aga see ei ole meedist läbi käinud. Aga tegelikult ta on nagu väga-väga violent person ka, mis on päris lappes. That's crazy. Hakkab inimesed peksma lihtsalt. Ja. Naisi. Mehi. Kuidas ta mehi peksab? Aga ta muutus metslaseks ka. See on nagu crazy. Eest ta mingi politsei eest ju sõitis autoga ära poldiga. Tegelikult päris crazy, et jaa. Et ma räägin, et I know shit. Aga ma alati ei räägi sellest kõigest avalikult, vaata. No vot. Nüüd toob Eesti rahvast kõigest. Ka ei, lõkku. Ei, me piiputame kõik vajalikud sõnad ära, et ei saa aru isegi. Oh my god, lõika välja see. Aga ma ei suure seda hillutist Agne Vaher teemat rääkida. See on eile. Jaa. See tuli välja, kõik teavad juba. No jaa, aga... Sa tead veel midagi, mida me ei tea või? Ma tean, kes see naine on. Ma tean ka seda. Brigitta. See on Brigitte sõbranna. Kuidas on Brigitte? Kuidas ta sinna jõudis? Ei, Brigitta... kes on siis Brigitte sõbranna. Mingi brünett. Jah, kellel on 3-aastane laps. Ka mingi kuskil ja siis nüüd eile, kui artikkel välja tuli, siis Agne sai väga palju kirju veel, et by the way, ma olin ka mehega. Nii et see on ainult tema. Fucked up! Veel, mida Maljukad siis? Okei. See ka veel sinna. Fuck that shit, bro. Ja lubas ennast ära tappa, autoga surnuks sõita, minu autoga loomulikult. No tead, siuksed klipid tulevad kogu aeg pähe ja siis, kui sa ei ole nend... Pidi ikka ütlema veel, et me ei minu autoga midagi nagu. Minu autoga seda mind surnuks nagu tead. Väike flex, vaata. Ta kogu aeg sõitis Malju autoga. No Maljule meeldib endale sõita autoga. Ja kuigi mulle näiteks meeldib autoga sõita. Mul on hea autoga. Sul on uhke auto, ma mõtlesin. Parkisin su kõrvale. Jah. Mersu või? Ei, see Volkswagen seal kõrval. Volkswagen minu oma? Ja seal oli veel üks Volkswagen. Oli või? Ei olnud ilmselgelt. Mida sa ajad seal on? Kes on? Täiesti crazy, kui nagu kiiresti Malju ja Märten siis panevad neid oma fucking vlooge välja. Ebareaalne. Eile panime käima siis aina. Eile tuli video. Kelli mingi, see on tänane päev. Ma olin mingi, mis asja? See on tänane päev, mis need on. Ma ütlesin, mis asja, täna filmisid ja juba kell 1:08 on mingi väljas asi või? Mis see? Ja siis vaatadki ongi. Samal päeval. Kuradi, mis asja, vaata. Ja, need teed mega kiirelt seda. Ja no selles mõttes jah, et seal on nagu katid kokku mingil määral, et tegelikult on nagu lihtne, aga ikkagi vaat sa pead
kõik materjalid panema ja siis veel kokku kattima, välja panema ja kõik see. Sina suudaks ka seda teha, just ei viitsi teha. Vaata, Märten viitsib ja see ongi see, et Maljul ongi nagu nii hea koostööd teha, et ta lihtsalt on reaalselt mingi real machine on kodus olemas. Mul on ka sellist vaja. Ma mõtlesin, et mul on ka sellist nagu, võtad mehe, vaata nagu mehe. Tegelikult ma seda mõtlesin. Aga siis ma sain aru, et sõnast, siis ma olen ma olen kedagi, kes see Kas sa teed ju Kellile ka enne aitad või? Ei, enam ei aita, siis monteerijad on nagu. Okei. Peaks ka hakkama bloogeriks, siis monteerija leidma. Et lihtsalt muud, kui saadan edasi. Sul raha ongi, sa võid küll. Sa kohe arvad, et mul raha on. Ja tegelikult mul on jah. Ei, oota. Ei pea vaatama, sa ei pea kroonikat tegema. Ma vaatan Insta subscribe. Saate minu omale ka subscribe ida, by the way. Jaa, subscribe'iga Andreid. Jaa, nii, 1473. Nii. Noh, korda 5. 7365. No sa ei saa seda kõike kätte. Jaa, sealt läheb maha natuke. Hui läheb ka. Läheb, Apple võtab 30%. 30%? Jaa. Sa ei teadnud, jah? Insta ei võta midagi, Apple võtab 30%. Google või Apple, ehk siis millega, kas sa maksad Apple Pay'ga või midagi. Sa nagu nii paned kõik selle oma arvele ka isiklikule? Ei, see läheb firmasse. See oli peit praegu. Ei, firmasse, ma maksan makse. Ma räägin, et mina ei julge küll mingit maksupettust teha. See on ka see, et nad tulevad küsivad mingi ühe küsimuse. Ma lähen, ma ei oska valetada, ma lähen nii errorisse, pange vangil. See vaata, mis sa tegid selle rahaga? Hei, ma tegin, jaa, mul natuke, ma vabandan, aga ma eksisin. Sa isegi ei hakka mäkki vaata. Pange vangi, lisake võtti ära. Lock 'em up! And a man just called me and he said lock 'em up. No ühesõnaga, sul on raha, et monteerija paned. Ei, ma ühesõnaga jutt on jah, ma pärast pean leidma, vaata. Mingi aeg ma võtsin sinu neid monteerijaid, vaata. Oh my god! See on nii perses, me oleme nii kannatada saanud monteerijatega just, et keegi tuleb mulle nii monteerima. Kurat, Anders, jäta meelde see jutt praegu. Keegi tuleb mulle monteerima, pakud kellegile. Ulatad sõrme, nagu et põhimõtteliselt näed, siin on monteerija, vaata. Nad võtavad ära talt sult üldse, võtavad fucking käe. Jaa, ei, aga mina ei võtnud ära niimoodi, et aga oota, kes see on Anders? Nali. Ei, talle ei tee resk, ei luba. Ei maksa ka reis. Sa ajad, ma maksan üle. Sellepärast, et kõik ära tulevadki, ma maksan paremini kui sina. No, et hiljem tead, et ma maksan kõige rohkem alati. Äkki see on sellepärast, et sa oled loll. Ei, sa oled ise loll. Lollidelt tulebki raha ära võtta. No oota, aga ma teenin juurde ka. Aga ei, kui ma ära suren, sa tahati rääkida, et Kristina, ta oli nii helde. Et ta võtsi muld monteeri ära või? Ei, ta maksis nii palju ma monteerijale. Arvad, et sellest hakatakse rääkima? Muidugi. Aitas mu pere üleval pidada. Jälle 2 minutit oleme vaadanud. Ma nägin ju terve see aeg kõrvalt, et see on toksiline, see on vale. Tegelikult on kõige on plämmid või? Sama nagu sina olid, Andre ka. Olulisem see, et toetada ja olla olemas. Mina üritamas oma suhtes välja saada. Ja algab Malluka ning Kristina põhjalikum kohtumine oma fännidega. No suvepäevade point tegelikult see tuli... Teil oli nagu, et inimesed tulid sinna nagu. See oli see, kus oli mingi skandaal jälle või? Muidugi. Ilma skandaalita ei saa. Et mingi üks vend kobises kuskil, et ta ei saanud üht aperali kätte. Ei, ja põhimõtteliselt oli see, et räme palav oli. Ja me olime terve päev ja siis lõpuks kell 12 me olime väsinud, siis me olime 12 tundi. Esiteks me olime inimestega chillin, siis me olime vestusõhtu ja siis läksime 12 läksime magamas, kõik kirjutasid, et ma nii pettunud, et nad ei olnud hommikuni meiega peol vaata. Et kell 12 nagu öösel. See oli probleem, et see jäänud kella 3-ni ala pidutsema. Kirjutasid Lustile, mitte nagu meile, et kuuled, et ma ei tea, et me oleme pettunud, et me oleme alati see, et tavai, et noh... Kirjuta, räägi. Jah, mitte miks sa kirjutad. Anna feedbacki. Sa kirjutad Lustile, vaata, et see oli nagu... Ja Lust kohe võttis sellest kinni ja noh, niisugune fun. Aga tegelikult see oli nagu päris äge, jah. Okei. Siis õhtul hakkab dinner ja vestlusõhtu ja väike pidu. Aga nii kaua saame... Kui teie ei läinud. Ei, no me oldi selles mõttes, et vestusõhtu sai kell 9 läbi ja siis me veel hängisime 3 tundi nendega veel. Siin territooriumi nautida ja minu meelest siin on väga mõnus. Ja turvaline, sest ma olen lisaks ka kiirabitöötaja. Tubli. Ära ei sure siin keegi. Seda me garanteerime. Mingi tüüp on ka selle? Jaa.
mingi üks tüüp, kes tuli või? Ei, meil oli see videograaf ka, kes filmis selle vestlusõhtu ülesse. Tema oligi see, tema on see või? Minu arust on see Kennet. Aga ma mõtlen, et... Jaa, Kennet, Põhja-Tallinnast. Okei, aga minu arust nagu mehed saavad ka seal käia ju, ei või? Jaa, muidugi. Oh my god, nagu kui mingi vend sinna läheks, see oleks nagu genius play. Genius play. Naine vaatab, ta kuulab salajutte. Ei no, ma ei tea, kas päris selle pärast. Ei, muidugi. Ta vaatab, me saame sa koos salajuttu kuulata. Nii hea boyfriend material. Ei no, mõtle, sul on 59 naist seal ja üks mees, kes tuleb, vaata. Jesus Christ. Soovitud, jah? Absoluutselt. Et kui Pärtikas kunagi teeb, Pärtikas ja Malju teevad seda, siis think about it. Ei reaalselt, siis on kõik ainult mehed ostnud vaatast, et sa promotsid. Kõik rahulikult, suvine päev, kõik on mõnusas tujus, vaata. Ja. Noh, ideaalne koht, kus naine leida. No täpselt, jood Aperoli ja vibes are good, ja. Juba jood või? Päriselt, me leppisime kokku, et ei joo ju enne. Sul oli see jutt? Ei, see on mulle. Ta ei melisenud sinuga? Ei. Aga sul on Aperol juba... Ei, mul on. Sul oli, seal ei olnud alkoholi sees? Ei. Millest probleem? Ei ole. Ma olen väga lõbus. Millest probleem? Ma hostisin rahvast. Millest probleem? Ma ei tea, mina probleemi ei näinud igatahes. Ei, aus. Kristina, keegi andki vett inimesi. Mina hoogan. Keegi peab ju rahval ka silma peal hoidma, aga mul hakkas liiga lõbus ka, et ma ei oska nagu piiri pidada, et mul on see, et ma tahan alati, ma läheb üle võlli alati kõik. Aga sa nagu ei tee üldse endal asja paraks, üldsegi mitte. Ma olen rahva inimene, ma ei saa midagi teha. Live eventi vaatasin ka, lugesin kommentaare, mulle meeldib kommentaare lugeda, see pühapäeviti on. Ja seal keegi oli ka mingi, et see Kristina on ikka täielik joodik, et see ei ole lõbus vaata. Aga mul on lõbus, ma ei tea. Sa selle peale ei öelnud, vaata. Mul on lõbus küll, jah, aga nagu joodiku peale ei olnud midagi, vaata. See on muidugi Robini nali, aga see on Robini kohta, et nagu kurat on ikka kasiinosõltlane ja suitsetab palju, joob palju, naise petja, ta on vaene, ütle veel mingi asi, mis on nagu halb siuke. Robini kohta. Ei nagu... Sa ütlesid päris palju... Ja siis on see, et ütled kõik need asjad ära ja siis on, jaa, ma saan aru, aga nagu vaene ta ei ole. Nagu sulle öeldi, et Kristjan on siuke joodik, et tal, noh... Ei ole lõbus. See ei ole lõbus. On küll lõbus ja ma olen joodik. Ei, no selles mõttes, et... Aga ma olen seltskondlik, ma ei ole istu kodus üksinda, pane mingi plämmi. Ja siis keegi oli mingi, et issand, vaene laps kodus. Et mis te mõtlete, et ma olen kodus ka, tõmban ennast iga päev mingi tagurpidi. Ei, kodus ma teen ketan suppi, olen nagu mother. Aga mul lapsevaba on, siis on küll rämmar, noh. Ja. Sa oled 30 või? 31. 31. Ja sa ütled ikka veel rämmar või? 5-. Isegi 5- ütle rämmar enam. Ütled küll ju. Ütled või? Jaa. Ma ei usu. Ütled, Priit tuleb lammist välja, kui ta on rämmar! No pigem Priit, mitte Kris. Pidutsemine ei ole ju, vaata, see ei ole halb asi, see on chill, on ju. Ma ei pidutse palju, ma käin dinneritel, värk-särki. Vaata, mina küsin mitu, ta ise räägib. Täiesti vekkis. Ma ei taha seda narratiivi luua, et ma olen mingi rämal kass, ma ei ole. Ma olen seltskonna inimene. Sa ise kaevad enda lauku, sa praegu. Sellepärast minuga lõbus ongi. Ja Kristinale ma pakkusin just tema ühte lemmikut. Ideaalne GIF-i materjal, palun tehke GIF sellest. Ei, palun ärge tehke. Kui juua tuuakse. Vereanalüüsid, et kellel on paremad. Oi, sa ei suuda rääkidagi enam. Sa suu ei liigu ka enam. Mulle sõbrad ütlevad, et ma hakkan slow-mo's rääkima. Slow-mo, veits. Jäta oma pead märjaks tegema ja vett vahele jooma, sest et muidu te pass it out. Aga kui te pass it out, siis Tuuli on kiirabitöötaja, nii et... Jaa, kurat, targad naised. Also, ma ütlen teile, hoidke silmad lahti, kui te kõnnite paljaolu muru peale, vaata, kus on need valged väiksed lillekesed. Ma sain eile 2 korda nõelata mõlemasse jalga mesilase käest. Ja see oli väga ebameeldiv. Kui te kõnnite, siis vaadake, et Kristina ei oleks teil alge ees. Hull huumori mutt on. Sa lamist mingi kommenteerid selle, aga sa lisad juurde. Täiesti ebavajalik. Täiesti mõtet. Ikka vaja ennast sisse tuua. Paljukas rääkis lihtsalt mingi mesilastest, vaata, et jumala eest, kuulge, ärge mesilastele otsa astuge. Ja ärge minu peale ka see otsa koopertage, vaata.
nii cringe too. Ma ei saa miks tähelepanu vajadust, aga ma seal lambist. Kristina ei lase tujul ja tempol langeda, kuid saab õigel hetkel aru, et korraks tuleb siiski pidurit panna. Veits varem juba 12. Need, kes tööle käi, töötud või siis ütlesid ülemust on haiged. Ma lõbustasin neid ja siis ma tundsin, et kui ma seda vestlusõhtut tahan teha, siis ma pean magama natuke. Nii et, aga ei, väga rahul. Siuke hästi sõbralik õhkond, nagu olekski vanad tuttavatega siia tulnud ja kõik on väga toredad ja väga mõnus. Uued sõbrad leidsime ja kõik, kes siin ei ole, olge kadedad. Jaa, väga fun on. Aga meedia sellest ei kirjutada. Mingi vend hoidis niimoodi selja taga. Ei, tegelikult inimestel oli tore, me saime positiivset tagasisidet ka ja ma nägin Õlle Summeril pärast ühte, kes käis ka, ta oli peale seda meedia käras. Ma ei saa aru, miks sa kirjutasid, meil oli nii fun õhtu, et nagu, mis nad eeldasid. Kui ma peaks ka näo pähe tegema. Sul on ilus nägu, kallis. Sul on väga ilus nägu. Ja võt, see on see. Jah, nad räägivad seda imalet juttu kogu aeg. Ma pean tegema Märt, sa juba oled perfect. Ma olen näiteks, et ma peaks juukse otsi lõikama, sest juukse otsad on perfect. Väga süüd. Mul kellegi tavaliselt küsib, et kas ma olen paks ja ma ütlen jaa. Vaata, kui sa ütled, ei ole, siis läheb juttu edasi. Olen küll juurde võtnud. Mis sa valetad mulle, vaata? Siis kui ma ütlen, et jah, sa oled paks, vaata, kuigi ilmselgelt ei ole, ja ma ei mõtle seda tõsiselt. Siis ta on mingi... Siis ta jätab mind rahule, vaata. Tegeleb oma asjadega, kes see on nagu cheat code, kui ta selle... Kui see viitsi taielda. Ja tema ka väsib ära, vaata. Ja kasutage seda, mehed, kasutage seda nagu omal vastutusel. Mul saab naljast aru, vaata. Siis kui lahku lähete, et siis ei ole Andrei süü, vaata. Inimesele on nii hea välimus antud. Raudselt on paljaks võtnud. Lööme jalaga ukse maha. Sina koputa palju. Kristina, meil on vestlusõhtu. Sulle jook, tere. Mida sa magad? Ei, kuula tere. Ei, see on nii halb. That's fucking crazy. See kõik, mis sa siin enne praegu rääkisid nagu... Ei, see on nii halb. Kõik, mis sa siin enne rääkisid, see lihtsalt ei lähe kokku selle vaatepildiga praegu. Ja trust me, vaata, jälle me kommenteerime seda, mida me näeme. Ja sa näed, võib-olla, see ongi hea. See ongi praegu ideaalne koht, kus sa näed, sul on kaamera ees, sa vaatad ise ennast, milline sa oled, vaata. Ja võib-olla sa hakkad meil siis nüüd karsklaseks hoopis. Kell on 5. Kristina meil kolm. Okei, oled sa nõus karsklane olema või? See on see mulle ei praegu või? See on mingi... Oled sa nõus karsklane olema? Sekundi pealt. Miks ma peaks? Ole rahva jaoks karsklane. Ma olen olnud kaine üle aasta ja olen teinud seda. Ma olen olnud siis, kui ma rase... Kuni 8, okei. Siis, kui sa pidid olema. Rase pluss imetamise aeg ka, nii et ma olen oma aja ära teinud. Kas sa oled olnud üle aasta kaine? Jaa, olen. Nagu 18 pluss? Jaa. Tegin trenni hästi palju ja ma ei olnud nagu üldse. Üldse. Ma võin mitte juua, aga ma ei taha mitte juua. Te kuu aega suudad või? Vabalt, see on lebo. Jaanuar näiteks. Ei no, alati sellest hetkes, kui video välja tuleb nagu YouTube'i. Okei, davai, teeme 5000 laiki eest, oled nõus? 5000 laiki oled kuu aega käinud, kuu aega, mitte midagi muud. Davai, 5000 laiki, ma olen kuu aega, istud see kõlab nagu ma mingi padujoodik, et 5000 laiki eest. Ja jaanuaris siis? Ei, pärast seda, kui video... Aga mul on nii palju asju. No vaat täpselt, siis õpidki olema ilma selleta nagu. Ja vaata ongi, kui selle promissi breigid, siis rahvas ei andasta, vaata. Okei, teeme niimoodi, et 10 000 laiki. 10 000! 10 000! Ma olen kohe. Midagi, 7000 siis. 7000 ja ma olen kohe. Ja selle hetkeni, jah, kuni siis laikid täis saavad, sellest hetkest alustad. Jah, tavai kuu aega. Super. Ja 7000. No teeme 6, savi. 6000 laiki ja siis alustad kohe. Jah. Ühesõnaga, te kuulsite siit 6000 laiki sellel videol ja Pärtekas ei joo kuu aega. Ta peab ravile minema, tal on rehabi vaja. Ei, te arvate, et ma null joodik, et ma ei saa ilma. Ma saan ilma, kui ma tahan. Väga hea, siis saamegi näha. 6000 laiki Pärtekas ei joo kuu aega. Ideaalne. Ühesõnaga, kokku lepitud. Tavai, väga hea. See on mu lemmiktegevus nagu nii. Loomamine. Ei, sinu vaatamine. Okei, sa kõlad nagu vaimu. Räägin. Sinu vaatane. Tegelikult nad on nunnud. Ei, ma räägin, Märten on loverboy ja tegelikult iga naine tahab enda. Muidugi, lihtsalt jah, võib-olla kui see on nagu... Aga kõrvad on kõrvad see nagu... Ei, ma vahepeal tegin neile kogu aeg niimoodi.
no sa olid kade ka. Muidugi ma olin kade. Kuidagi nendega on nii lihtne ennast ja enda elu seostada. Aga otseselt nende kõnepruuk siis ei ole see, millega meie igapäevas. That's crazy, vaata nagu. Et me ropendame. Keit oli mingi, ai, väga arv, aga tegelikult on nagu, tegelikult see, kui sa räägid, see on ikka perses. Kõige viisakamal moel ma tegin praegu presenteerid. Salajutud live. Laval asuvad Kristina Pätepõe ja Mailu. Otsu või? Ma tahtsin küsida, tundsid hääle ära või? Muidugi, jah. Ja Pootsman, jah. Teeb meile neid introsi. Või tegi meile, kasutame seda. No nii. No tere kõigile, aitäh, et olete tulnud. Ma ei saa aru, kas mu mikker on see. Tore, et sa ise ka jõudsid kohale. Tore, et aeg leidsid. Üles ärgata ja kaineks saada vahepeal. Jaa, nii tore. Meil ilm, nagu te näete, on väga vedanud. Ma loodan, et kõik väga väsinud ei ole sellest kuumavast päiksest. Olen küll. Sina ei huvita mind huvitavad meie kallid külalised. Ei no aus ja ma juba tegelikult tegin väikse, Tegid väikse ringi juba? Tegin väikse selle lõunatudu. Malju ja Märten tulid või niimoodi äratama, et lõid pauguga jala ukse lahti, nagu mingi SWAT oleks sisse lennad. Pauguga jala ukse lahti. Fucking Marii Karell. Sina oled Marii Karell. Sul on see kuradi lõikamata siin. Sul on täpselt samasugune sain nagu Marii Karellile. Ei no sul on veid seal vaata. Sul on täpselt sarnane. Miks endast niimoodi räägid algajale? Kogu aeg. Marii Karell on minu arust väga nunnu. Marii Karell või? Täielik idioot. Ei lõika välja. See jääb sisse tere. Ei no kuule oleks, sa räägid rumalamat inimest. Ma isegi ei hakka sellest rääkima. Sellest me ei räägi. No kuule. Ise olin alles aasta tagasi süütuse kaotanud. Okei, ta oli noor, oh my god. Elu läks edasi ja see jäigi ühe öö suhteks. No mis seal ikka, noor tüdruk, tahtsin fannida. Läks paar kuud mööda, kui avastasin, et rinnad on tundlikud, räme söögiisu on tekkinud, tundsin, et asi on kahtlane. Tuli välja, et olin tittes olnud juba paar kuud. Ma tegin, et olin tittes. Muidugi tabas mind suur. Ma ei taha üldse see on nagu pigem nagu maa väljend. Mis asi? Et linnas öelda, et olen tittes. Keilas öelda, et tittes või? No pigem nii öelda sina tahapoole. Wow, mis tahapoole? Ma olen Jõgeva. Ma mõtlesingi sinna Jõgeva kanti. Aha, davai. Seal ollakse tittes. Solvab ka. Ei, ma ei solvanud, ma küsin, et me oleme normaalsed inimesed seal Jõgeva, tead seda? Ta ei ole tittes. Ei ole tittes. Mis teed tittes olen? Muidugi, kui arstil käidud, tekkis minus vajadus kirjutada sellele noormehele. Nimelt, aga sellel noormehel oli see vend on reast. See on reast ära eksinud siia. Ta on mingi oma naisele, et kuhu sa tõid. See on mingi... Kallis, mul on sulle üllatus. Me läheme siis nagu väiksele tuurile, väiksele reisile. Nad jõuab Indrekud alla fucking salajuttude retriidile, vaata. Pärtakas mälus, vaata täiesti. Kuhu ma ennast nüüd joonud olen? Et see on minust nii põnev, et mis teistel toimub. Kõige rohkem paneb hindama see, et milline mees endal kodus on. Et noh, just. Ei, see on nagu, ma arvan üldiselt ta mõtleb ikkagi seda, et mehed nagu mehed oleme, vaata, et see nagu, vahepeal võib ikka lappesse minna, et see nagu, et tal ilmselt võib-olla on ka siuke mees, kes vahepeal on nagu siuke, kurat, jälle see on lappes, siis ta kuuleb teie lugu ja siis kurat, tegelikult on ikka okei vend. Ei, no me saame tihti kirju ka, et mul on ikka okei mees kodus, aga kui ma loen neid kirju, või kuulen neid kirju, mis te saate, siis tegelikult on täitsa hea mees. Tegelikult on okei. Tegelikult on. Kõlbab küll, kärab küll. On hullemaidki. Esimesed, sa tuttavaks ja esimesed 4 kuud on. 4 kuud? No ma mõtlesin suvaliselt, no ikka paar kuud, 1-2 kuud mingi ma ei taha suhet, aga siis... Paar kuud? Ei, nagu tegelikult paar kuud, et sa ei taha suhet, sa veel ei tea, aga siis, kui ikkagi teil on ühine raha ja nagu tegelikult veedate kõike aega koos, teete kõike koos. Kui keegi ütleb sulle, et ta ei taha sugu suhet, siis sa oled valmis taga ikka paar kuud edasi olema. Ei no sina jah. Klassik, vaata midagi head peale. Sul oli paras jagu täpselt sama case. Jah. No mis ma ütlen, nagu sa ütlesid, ma ei tea, vaata, et Maljul on nüüd, ta on nüüd on high horse vaatast, et ta on abielus ja mingi, mul on hea suhe, aga ta unustab tihti ära, et tema oli ka mitu aastat, oli väga halvas kohal. Sa ikka, kui hea sõbranna ikka alati tuletad meelde talle,
ei, ma ei tuleta meelde, aga siis, kui ta hakkab minu kallal võtma, et siis, kuigi tegelikult ma tean, et ta tuleb nagu heast kohast, et ta mingid, ma olen elanud läbi selle pasad, ära sina ela, aga siis ma olen mingid, ma ei saa nii-öelda shortcut'e teha, sest et muidu ma ei leiagi enda printsi äkki. Kui ma oma vigu läbi ei tee, ma ei oskanud talle tõesti midagi vastu. Ei, kui ta ütleb, et ma ei taha suhet konkreetselt eesti keeles välja. No see ütles mulle ju. Ma tean, sest et ta ei tahtnudki sulle. Oh my god. Oh my god, nii funny. Tegelikult juba on. Ei, ma lihtsalt tean, mis jah. Kellest jutt on? Ja, kellest jutt on. Olin mingi, tahad ikka. Ei öelda ikka mida mitte. See mingi tüüp, kallis. Kuna sorry, no ei taha suhet, no. Ei, tema vabandus oli see, et ei, et see ikka liiga kuulus. Ma olen mingi vahet ei ole ju. See on päris hea vabandus, vaata, kui sa nagu tegelikult ei tahagi suhtes olla, vaata. Ja sa leiad ülihea vabanduse, miks nagu sellest välja viilida. Sa oled liiga kuulus. Siis ma olen mingi, ei ole midagi. Ma ei saa sellega hakkama, see ajakirjandus, tähelepanu, ajakirjandus, kõik see nagu see lihtsalt ei sobi mulle. Tegelikult lihtsalt ei meeldi, vaata ei taha. Ei, ma meelsin küll, tal ole vaja. Ei, sa oled minuga suhtes. Mis suhtes, vaata. Ei, sa oled edasi minuga suhtes. Fuck that shit. Ei, see oli lihtsalt nii. Siis ma olin mingi taha, et ma ei ole üldse nii nagu tuntud ja ma ei ole... Ja siis oli see, et hullud kroonik iga päev lihti sellega. Ja siis ta oli mingi, saatis mul neid artikleid, mingi noh, mis see... Ma olen mingi, ma ei saa midagi teha tõesti. Aga ei, vahet üle, sa oled ikka muga lõpuni välja. Ei, ma ikka jaurasid, aga nii pikalt see oli crazy. Nüüd on. Naised on mingi, ta ei taha lihtsalt praegu. Ei, ta ei taha üldse siin. Nagu, et seda tuleb, nagu sa ei taha endale tunnistada. Mina ju teda tahan, miks ta mind vastu ei taha. Fair enough, kui mees ei taha kohe olla, siis nagu lappes. Jaa. Aga vaata, naistel... See on reaalselt GG's nagu. Jaa, aga nagu naistel on alati see, noh, mitte paljud... Jah, et äkki muutub, ma muudan teda. Aga pigem on nii, et kui ta ikkagi ei taha, siis ta ei taha. Sest et kui mees on sinust huvitatud, siis sa tead seda, sest et nagu see meestel on see, et kui ta on sinust huvitatud, ta teeb selle väga hästi selgeks. Nii, et kui sa oled confused, siis ta ei ole huvitatud. Isegi ta võib alguses, ta võib huvitatud olla, siis te olete koos, siis ta enam ei ole huvitatud, siis sa saad aru, et ta ei ole enam huvitatud. Siis on nagu, siis on ka teisipidi GG's. Jaa. See on crazy. Ma arvan, et täna läks väga hästi. Ilm oli super, inimesed on super, ma kõlan nagu mingi poliitik, kõik. Ta on mälus. No kõik jõid seal. Päris aeglane, kõik slow motion. Kõik on slow motion, aga vaata, see, et mina seal trimpsutasin, kõik trimpsutasid, et noh, selles mõttes, et... Teised on ka süüdi ikkagi. Jaa, me kõik... Me kollektiivselt plämmis, vaata, mitte mina üksinda. Jälle sa leiad vabanduse endale. Aga palun... Mitu vabandust Pärtega siin ma leidnud selle video jooksul? No lugege ise kokku. Kui torm on juba teel. Pärast laagrit hakkas Kõmu meedia Malluka ja Kristina ning nende suvelaagri pihta kriitikat pilduma. Avaldati ka ühe laagrilise pettunud kiri, kus kurdeti, et Mallukas kadus minema. Kava oli nadi ja kogu korraldus pilla-palla. Tuli siis esimene lugeja kiri tuli välja, siin on pealkiri Elu 24. lugejakiri Salajuttude suvelaagri osaleja. Vägevalt reklaamitud Salajuttude suvelaager kujunes osaleja sõnul pettumuseks. Kuulsused panid sõna otseses mõttes jooksu. Aga minu meelest see osa, et see artikkel välja tuli, mul ei olnud nagu isiklikult mitte mingisugust vimma selle peale, sest et see on loogiline, et kui niisuguseid kirju saadetakse, siis miks ka mitte meedia neid ei avaldaks. Minu issue seisnes selles, et Kuu-uuria lehele pani Katrin Lust. Peaks siis vist hakkama ka vestlusõhtuid korraldama. See oleks mingi hull teema. Jaa, me läksime... Ja lõpuks see, et Lust võitis selle enda peale, tegi enda teemaks selle. Jaa, tõesti lambist. Ja siis sealt rullus ju edasi, kas Brigitte veel tuli sinna draamas, siis sealt tuli mega suur draama, kas sina ei olnud ka lõpuks seal draamas? Minu arust see oli see, et lõpuks oli kõik seal draamas ja see, et see mingi, noh, Mallu ja veel oma, ühesõnaga minu arust see läks mega suureks draamaks lõpuks, et kõik olid seal kuidagi sees. Ta tegigi vestlusõhtu, me läksime sinna tema vestlusõhtu. Te olite, oli äge või? No Kuu-uuria fännid olidki seal kohal ja niisugune väga loppes. Robin tahtis ka minna palju veel. Tahtis, jah. Talle väga Katrin Lust meeldib. Ma olen fänn, jah. Nad on ülihead sõbrad. Kogu aeg kiidavad üksteist. Stoorides. Kogu aeg kiidavad üksteist. Potsitavad üksteist.
ma olin veidi võtnud väikest mulje, ma ei olnud isegi nii täis, ma olin lihtsalt... Oh my god, holy shit! Ma mäletan seda, appikene, see oli ju mingi fucking 15 storyt lihtsalt tuima. Ei, ma räägin Maljuga. Tuima. I will love Malju till I die. Oh my god. Sest et tal on nagu see, et kui ma räägin, kui keegi ütleb mulle midagi valesti või teeb mulle liiga või ta tunneb, et keegi tegi mulle haiget, siis teda ei huvita, ta kohe ründab. See oli crazy, see oli reaalselt mingi... Ongi, vaata, mis siin on. See on kõik, ma arvan, suht sama. 22 storyt. 22 storyt. Ja ta ütles päris teravalt. Päris teravalt. Ja, sest et tööl ei käi kalla. Ma käin tööl. Ma teen tööd. Aga ta ei osanud midagi muud öelda, kui et tööd ei tee. Tere, ta ei tule Kristinaga paukuma. Not happening. Ole rase ära, ole rase. Pealegi, kas ta ei ole mingi 60, ta ei peaks rase olema isegi. Maljul on see klassikaline, et ta ei tea neid vanuseid. Jüri Ratsel ka mingi 75. Ja ta ju nagu ei, see ongi see, et ta lihtsalt reaalselt ei teagi vaata, aga lustile läks see kohe hinge. Ta oli hull liikumine tuli ja kanna roosa kleiti, usume Katrin Lusti. Ja, et kõik vanemad naisterahvad tõmbasid enda roosa kleidid, et nad on Lusti poolt, et varmus vana on äge olla. Me panime ka. Terviseks. Bless you, thank you. Issand. Sama, saad sa see, et kui see mu suust välja tuli, ma teadsin, et see veel mind persest tabab. Ja tabaski. Ja oi, kuidas veel tabas. Sellest lähemalt juba järgmises osas. Appinde Maljus asshole. Ei, no see oli lappes, no. Ma ütleks esimest korda tegelikult, saade tegelikult, kõik saated on väga ilusti tehtud, aga siin on nagu esimest korda siuke cliffhanger, vaata, et ma nagu kuule, mis ta nagu... Mis edasi juhtus? Isegi mina ei mäleta, ma mäletan, et see suur draama nii, et see algas sellest ja see lõppes sellega, et siin olid nagu lõpuks tehti, mingi ajajoon veel tehti kroonikas ja et umbes... Interaktiivne ajagraafik, ajajoon. Ei reaalselt, see oli nii lappes, et suur draama. Ühesõnaga, 6000 laiki ja Pärtekas ei joo 6 aega. Jah. Mis ta on alkohoolik või? Ei ole alkohoolik. Sellised kriteeriumid paneme, et 6000 laiki ja Pärtekas ei ole, peab alkoholist eemal hoidnud või? Sa ei tea. Ma ei pea eemal olema isegi alkoholist, aga siin on Andreini väga tahab. Ei, no sina ütled, et sa ei ole alkohoolik. Mina ka ei väida, ma ei ütle, et sa oled alkohoolik. Ma räägin üks mingi... Lihtsalt selle pealt, mis me oleme selle 4 episoodi jooksul näinud, me oleme selle pealt nagu teinud siis nagu kokkuvõtt. No aga siis ikkagi, see jääb püsima. Okei, see jääb püsima, aga ärge arvake, et ma mingi alkass olen. Ei, me ei ütlegi seda. Sina ei ütle seda, mina ei ütle seda. Võib-olla paar kommenteerijad ütlevad. 6000 laiki sa ei joo 6 aega, puhas. No teeme pinki, jah? Teeme pinki. Võigal ka. Mis siis? Siis see lukku. Kuule ära hakkas mingi... See on mingi... Oh my god, man. Lukku ära. Ja see ära hakka mulle jälle mingi kuradi... Nagu see Maljul oli see mingi kivi, paber, kaev, käär. Ja, kivi, käär. See on mingi... Pinki on pinki, vaata. Okei, pinki, jah. Või siis lööd käppa, lööd lahti. Okei, aga tegelikult ise ei saa lahti lüüa. Ei nagu... Ühesõnaga. On aeg lõpetada. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et sa järgmist siis cliffhanger episood 5 maha ei magaks. Seni olge tublid. Tšau, paka. Mõtle, kas mind oli näha ka see episood. Brightnessi juurde.